linnas nagu looduseski tõesti on raske öelda, aga mingi moment või mingi motiiv linnamaastikus nagu köidab ja siis seda pildistades ja teades, et ma võin sinna näiteks taevast juurde lisada või teise motiivi linnast juurde lisada. See kuidagi tuleb, vahel on isegi raske öelda, kuidas ta tuleb, aga tuleb. Linnapilte ma tegin, kuna ma tükk aega elasin vanalinnas. Ja siis vanalinna selline miljöö ja linnamaastik ja katusemaastikud ja need meeldisid mulle. Põhised tööd on ju eelmise sajandi 80-ndad, 90-ndad, et siis oli ju kõik tegime ise, ilmutasime filmi Pibikus. Nii-öelda tankis, see oli film ilmutatud. Siis hakkasid otsima sealt, millised kaadrid sobivad. Sai ka fototehnikat, sest ülikontrasti, solarisatsiooni, mitmekordset kopeerimist ja siis ma kasutasin tavaliselt sellist mattpaberit, mille peal siis hiljem sai töödelda veel kas värvilise pliiatsiga, mitte ainult värvilise, üldse pliiatsiga või ka guašiga, akvarelliga natuke tonaalsust ja koloriiti andsin niimoodi, sest mattpaber on selline, mille peal on hea töödelda pliiatsiga. Minu teema, aktina on muidugi naisakt. Minu aktid on nagu pildistatud rohkem ateljees, mitte loodus. Ka mõnedki looduses, aga mulle meeldis nagu ateljees valgusega mängida. Inimesed on ka ju osa loodusest, nii nagu meri, puu, lilled. Need on ka inimesed osa loodusest ja loomulikult ka naine. Alguses ma tegin kõigepealt küll loodusvaateid ja siis nagu see ei andnud seda kõike edasi, mis looduses olles, sest kui looduses pildistad, siis seal on see keskkond mõjub, on tuul või vaikus, lõhnad, hääled ja et seda kõike siis pildile saada, seda tunnet, mitte reaalsust ei taht pildistada, vaid just tunnet, seda loodustunnet, et siis seal tehnika nagu aitas sellele. Mulle tundus, et sellega saab nagu selle tunde edasi anda, nägemuse.